peaks natuke mulli tegema. Esiteks, andsin mikrofon üle, 20 kava, tuleb parem. Okei, jah, heelide mulli. Meie juht, Andres, paneb nüüd heelumi ja ma suunan selle siia mullitünni, mullivedeliku tünni. Tõutan siin toredaid juhtumid, me siin toodame praegu vist paljast. Paljast tahtud? Ma saab veel. Proovi veel. Äkki on veel. Ainult kena. Okei, ma siin tean tavalisi mulje, neid tsipa suuremad. Tegelikult see polegi lihtne paista. Et jah, esimene õnnestus juba, teised ootame sellest tuleb paremini. Kas keegi saab lavale tulla ja proovida isegi teha? Vairahvas, kui meil hakkamist peab 11 siia üles olema. Näin ulgum peab teha. Vaata üks inimene. Tule. On võimalik, et läksangi liiga palju heelima. Ja täitsa isegi tuli meie kaudatud. Vaata proovib veel. Lasen siis ühe korra veel. Ei tule. Teeme saab midagi muud. Tegelikult on natuke muidu veel. Ma teen nüüd seda väiksema. Üritan jätta õhku hõljuma, et nad ei kogu peale. Läheb selle kõrv. Kas te olete kunagi söögisoodet ja ädi seal kokku kallanud? No, nii kohast või ikka, et see asi siin hakkab jõudselt haisema, ta on üsna kinni selles. Aga mis juhtub? Eraldub süsinikdioksiid, mis on raskem kui järelikult see gaas kõikjab siia alla ja kõikjab. Ja nüüd me siis laseme väikse mullit sinna sisse ja vaatame, mis juhtub. Kas see Mart paistad oli, et need mullid jäävad siis ühesõnaga hõlma sinna? Ja võtavad üle. Nüüd mullide sekkel kõik. Me puhusime siia õhku tegelikult sisse, aga nüüd me hakkame õhku välja tõmbama. Topime erinevaid asju hoogu kukte alla. Andres praegu üritab nohukommidega seal jännata. Vaatame, mis hakkab saama. Niisiis, ma panen nüüd vaakumpumba masinasse meil siin lahukomme. Ma loodan, et kokad ma pole pahaseks ei saa, et ma midagi nii mitte söödavat teinud.
need kommid peaksid nüüd hakkama paisuma, aga te näete, kui suureks need lähevad ja kui maitsvad need on. Tegelikult on nad täiesti söödavad ka pärast kogu seda toimingut. Kui on soovid, siis saab proovida ka. Need suured mullid või vahukommid olid väga isuäratavad, aga see ei too ikka, mis alles jääb tulla sööma. Sellised. Kas on tahtjaid? Proovida. Tulge. Lihtsalt vahukommid ilma õhuta. Järgmiseks paneme siia habeme ananas vahtamatikuga. Mehed on kindlasti kursis, mis juhtub sellega, kui kätte peale panna habeme peale. Mis juhtub siis, kui hapnikku ei oleks meie ümber? Niisiis, see on meie üks parimaid äriideed toota hiiglaslikus koguses vaakumpumba abil habemamisvahtu ja müüa seda tunduvalt odavamalt. Iseenesest on paisus küll ja küll, aga lihtsalt, et asja läksid puhtaks. Oleme sunnitud selle varaliselt ära lõppe jätma. Ja alles jääb seda põhimõtteliselt tegelikult vähem, kui me alustasime, sest kõik on välja tõmmatud jällegi. Seega ei ole väga see äriplaan. Jakob Sipp teadusteater. Nii. Ma hakkan nüüd tegelema pakiirivoodega ja kes soovib Helmiga täidet õhupalli, et kusagil on süki puit, sealt saab, ma loodan veel. Tegelikult see kiirelt. Jah, mul on siin ühed kena teravad ehitusnäälad, üks oli 5. Mõnus terav. Jah, kui me saame eelmist näed nemad siin samas suus toodavad. Meil nad pandas ilusti võrdselt vahel. Väikene vahepaus, valaarud. Mina topin see peale õhupalli. Ma vaatan, mis läheb ette. Esialgu paistab ilus. Kui see selle puuklotsi peale, kus väikest muidumist kannab ka. Lisame siia nüüd 1-3 kilosena. Kas teie arvates peaks see õhupalli vastu minema? Tuleb vastake tänu muidu. Aga proovime selle. Katse on ikkagi tõelik ja kirjalik. Täitsa püsib. Paneme veel teise 3 kilose. Ja ära palju jällegi teadeks. Meie pakiirimoodi töötab. Kas teeme asja natuke huvitavamaks? Kas keegi soovib oma käe loovutada teaduse nimel? Panne siia vahele. Ei ole? Okei, siis ma teen ise. Kõik see teaduse nimel. Käsi üllatab, terve. Jäin terveks, olen elus veel.
tere ka siis minu poolt, olen Reedik ja selleks, et ma ei peaks ainult siin ilusat nägu tegema, anti minule siis väga huvitav ülesanne. Nimelt see oskab rohkem keemiaga mõelda. Kõigepealt ma räägiksin teile natukene hapetest. Happel on väga huvitavad asjad. Alati soovitaks purki taskus hoida kui linnavana, sellega saab palju asja. Kõigepealt me teeme sellega tuld, kuidas saab happega tuld teha. Võtame natukene vääralatpeetsit, teadega läheda, see sobitab käed ära. Aga siis võtame natukene kaalium pehmendamatu. Nii, ja vaatame, kas me saame selle põlema siin. Nii, sõdame peeva. Suitsu on, aga tuld ei ole. Näed, tuli. Aga miks mina tahtsin nüüd näidast teha, on need, et siin saab põlega. Kõigepealt natukene rohelist, aga siis tuleb punast. Kas pole huvitav? Väga maane. Nii palju siis meile tulest ja keemilisest. Jätkame nüüd. Jah. Nüüd lõpetame pauguga. Võimalik, et mitmega. Me katsetame nüüd 2 vesinit pauku korraga. See on enne kuulmatu, nagu seda kunagi olen teinud. Vist. Sellega on meil teadlisteater läbi.